Niisiis, elava Jeesusega on võimalik kohtuda. Elava Jeesuse juurde on võimalik teisi inimesi ka tuua. Ja miks see on nii oluline? Siis, nagu me lugesime siit apostlite tegude algusest, enne kui Jeesus annab selle tõotuse püha vaimu tuleku kohta, siis ta ütleb ka seda, et sellel on oma eesmärk. Midagi peab sündima selle tulemusena. Vaid te saate päev pühalt vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilmamaa äärteni. See on eesmärk. Kristlastena me tuleme Jeesuse juurde. Me kohtume selle beebi Jeesusega, Jumal meie keskel. Me kohtume selle kannatava Jeesusega, kes näitab meile meie väärtust. Ja me saame teada, et me oleme kallilt ostetud. Ja see on kusjuures hea asi, mida saatanale meelde tuletada. Kui sa tunned vaimseid võitlusi ja kui saatan tuleb sind rusuma ja rõhuma, siis ütle talle, et Jumal on minu eest maksnud nii kõrget hinda ja ta ei loobu minust nii kergelt. Me õpime tundma seda surnud Jeesust, kellest me teame, et ta on ära võitnud surma ja meie elu on igavene. Kas sa tead, et sinu igavene elu on tegelikult juba pihta hakanud? Lihtsalt, kui sa ühel päeval siin ära sured, siis tegelikult sa vahetad ainult aadressi. Not a big deal. Pole väga suur asi. Mina praegu just olen kolinud ja vahetanud ka aadressi ja eks sellega omad asjad tulevad kaasa, aga ei ole nii suur probleem. Ja kui me oleme õppinud tundma seda elavat Jeesust ja kohtunud temaga, siis temast meil on võimalus rääkida ka teistele ja see on ka eesmärk, miks Jumal annab meile selle väe, selle püha vaimu väe, et olla tema tunnistajad. Ja kui me vaatame apostlite tegusid, kui me vaatame, mida Paulus kirjutab, mida apostlid kirjutavad, siis alati me näeme, et see tunnistus koosnes 3 osast. Esimene osa oli sõna, et Jeesus Kristus on issand, ta elab. Teine oli see, et need apostlid ise elasid selle järgi, mida nad kuulutasid. Ja 3, Jumal kinnitas nende kuulutust ja tunnistust imede ja tunnustähtedega. Et kuulutuse juurde ja tunnistajaks olemise juurde kuuluvad kõik need 3 komponenti. Me räägime Jeesusest, me räägime sellest, mis on tõde. Täna öeldakse, et siin maailmas on palju tõdesid. Piibel ütleb, et ainult üks tõde on ja selle tõel on nimi, ta on Jeesus. Me elame ise seda, mida me kuulutame, mida me tunnistame. Keegi on öelnud väga tabavalt, et tänapäeval saatana kõige suurem relv siin maailmas on evangeelium, mille järgi ei elata. Evangeelium, mida kuulutatakse, mida räägitakse, aga mida see kuulutaja ise ka ei usu eriti ja mille järgi ta ei ela. Siis mida need teised vaatavad? Aga milline relv on see evangeelium, mille järgi elatakse? Mis paneb inimesi küsima ja vaatama, et kas sa tõesti oled ka sellelt planeedilt? Kuidas sa saad nii teistmoodi olla? Ja Jumal ise kinnitab seda kuulutust ja tunnistust imede ja tunnustähtedega. Paljud kristlased ütlevad, et aga imed ja tunnustähed jäidki siia raamatusse ja lõppesid selle nahkkaanega ära. Aga mitte miski pole tõest kaugemal kui see. Jeesus elab ja Jeesus teeb täpselt neid samu asju täna, mida ta on teinud kogu aeg. Tema ei muutu. Meie muutume, meie hakkame arvama, et ei, mis sa siin ikka teed ja värki nii. Aga paljud kristlased ütlevad, aga ma ei ole näinud ühtegi imet, ma ei ole näinud kedagi tervenemas. No aga kas sa oled mõne eest palunud?
No ei ole. Nii et saatan on ehitanud nagu meile sellise suure vale nagu müüri ümber, et me ei näe neid imesid. Neid imesid ei ole enam olemas. No kui nad olid kunagist, nad olid seal, aga tänapäeval. Ja see kõik tegelikult paneb meid teenima ühte surnud Jeesust, kes on kusagil seal olnud, kusagil seal teinud, aga ega ta täna, ta ei tee kedagi terveks enam. Ja kui palju ta mindki suudab aidata. No see on üks saatana vale. Proovige. Järgmine kord kedagi haiget näete, palvetage teist. Jeesuse nimel saa terveks ja see töötab. Ma luban teile. Ma olen väga palju palvetanud, väga paljud inimesed on terveks saanud, väga paljud inimesed ei ole terveks saanud. Vahet pole, mind see ei huvita, sellepärast, et kui mina palvetan, siis mina ei ole see, kes tervendab, vaid Jeesus on see, kes terveks teeb. Kui tema teeb, siis ta teeb, kui ta ei tee, siis ta ei tee ja mina ei hakka temale õigustust otsima, sest mina ei tea. Minul on lihtsalt öeldud, et palvetan. Nii et järgmine kord proovige ja kui te tunnistate Jeesusest, et ta elab ja ta on kuningas ja te elate selle järgi, mida tema sõna ütleb, siis need tunnustähed tulevad iseenesest, ma tunnen. Pole väga keeruline. Sellepärast nüüd selle Jeesusega kohtumine, kui see nüüd toimunud ära, mis siis edasi saab? No õnneks ei pea kaugelt otsima, meil on nüüd missioon, me saame, kuidas kõige lihtsamalt öelda seda, et me saame nüüd ise nagu ära surra ja lasta siis Jeesusel elada enda keres. Ehk siis meie, enam ei ole oluline, mis meie tahame või mis meie soovime, vaid lasta Jumalal elada siin meie sees. Sest kui me tõesti usume sellesse, et Jeesus on ainus tee ellu ja Jumala juurde, siis mõtle korraks selle peale, kui palju sinu ümber on igapäevaselt neid inimesi, kes Jeesust ei tunne. Kui palju su peres on neid inimesi, kes Jeesust ei tunne? Ja kui palju sa tahaksid neile rääkida, aga millegipärast ei julge? Sest sa tead ju seda, et igavik ei ole mingi asi, mis ootab kusagil ees meid, vaid igavik on iga päev meie siin kõrval ja meie ei tea mitte kunagi, millal me lihtsalt astume sellest rajast üle ja oleme teisel pool. Ja kui me mõtleme, et see võib juhtuda igal hetkel meie kas siis lähedaste inimestega või töökaaslastega ja nad ei tunne Jeesust, siis miks me oleme vait? Ma võin sulle öelda, miks, sest me kardame nii väga. Me kardame Jeesusest rääkida. Mida ta must mõtleb? Ma olen kuulnud kristlasi, kes ütlevad, et ma ei räägi selle pärast Jeesusest kellegile, et ma ei tea, äkki ta solvub veel rohkem ja ta ei tule siis kunagi kirikusse. No aga kui ta praegu juba ei käi nagu kirikus, ta ei usu Jumalat ja ta ei tunne Jeesust, siis kuidas sellest nagu veel hullemaks saab asi minna? Ei saa, pointless. Igatahes, saatan on väga leidlik, et ta suudab meie pähe panna igasuguseid valesid ja asju, miks mitte rääkida Jeesusest. Ma toon näite. Mina näiteks olen seisnud ka väga olen kaua olnud kristlane, aga väga kaua olnud vait ja seisnud inimeste kõrval, kellele ma võiks vabalt rääkida, et kuule tead, Jumal armastab sind nii väga. Aga ma lihtsalt ei ole öelnud, sellepärast, et mu peas mingi hääl ütleb mulle, et Joel, sul on võib-olla ainult 5 minutit aega, sellepärast, et siis tuleb troll ja kumb teist läheb trolli peale, lähete minema. Sa ei jõua talle ju kõik ära rääkida siit maailma loomisest ja pattu langemisest ja 10 käsust ja ilmutuse raamatust ja kõigest värgist. Sa ei jõua talle ära rääkida, ole parem vait ja nii palju kordi ma olen olnudki vait ja mitte midagi öelnud. Kui sa oled leidnud mingi hea söögikoha, mingi täiega head, kas siis burgerit tehakse või mingisugust väga maitsvat hapukapsast ja liha ja midagi sellist, mis sulle just maitseb, ja sa oled leidnud siukse söögikoha, siis kas sa kardad nagu kellegile sõbrale nagu rääkida sellest? Miks me seda räägime nii kergelt? Kuule, ma tean, sinna tehti see uus hea koht, ma käisin seal, see hullult head burgerid on seal või mis iganes asjad, värgid, supid. Ei karda ju. Sa ei hakka siis oma peas mõtlema seda, et aga äkki, kui ma talle praegu seda soovitan, siis ta läheb sinna ja just siis on see peakokk on haige ja neil on keegi Leedu asendaja seal, kes teeb mingit väga kehva asja ja ta saab hästi halva kogemuse ja siis ta ei lähe sinna enam kunagi tagasi. Ma parem olen vait. No, naeruväärne on ju. Ja kui see on ainult söögikohaga, mida me nii julgelt oleme valmis rääkima, aga kui on miski asi, mis puudutab meie ja meie lähedase igavest elu, tervet igavikku,
siis me oleme nii targad ja ettevaatlikud ja oleme igaks juhuks vait. Come on. Me käisime söömas nüüd perega alles siin jõulude aega väljas söömas, me väga tihti ei käi väljas söömas, aga käisime, võtsime oma 2 last kaasa ja läksime sööma, sõime ära, väga hea oli, toodi arve oli 23 eurot. Ma mõtlesin, et ma tahan seda teenindajat õnnistada ja panin sinna 20 eurot, talle ütlesin, näed, see on sulle tippi. Tead, Jumal armastab sind nii väga. Ta ütles, et kuidas te saate praegu teha seda? Siis ma ütlesin, et tead, Jumal armastab sind nii väga ja Jumal on meid nii palju õnnistanud, me tahame täna sind õnnistada. Ja ta oli päriselt, ma nägin, tal käed värisesid ja ta läks nagu väga imelik, oli tal alla ja ta oli nagu šokis, ta läks minema, meil oli kästi, lapsed veel mängisid ja siis kui natuke aja pärast panin poisile riideid selga seal jopet ja asja, siis see sama tüdruk tuleb tagasi mu juurde ja ütleb, et kuule, vabandust, ma pean teile midagi ütlema. Siis ma ütlesin, jaa, räägi, mis on? Ta ütles, et teate, et ma just täna hommikul ma mõtlesin, et Jumal on mind hüljanud. Ma ütlesin talle, et päriselt, et Jumal ei ole sind hüljanud, Jumal armastab sind nii väga. Ta ütles, et jaa, ja siis kui te hakkasite mulle neid asju rääkima seal, siis ma ei tea, ma ei suutnud midagi teha ja värki. See, miks kurat tahab, et me vait oleks, on sellepärast, et Jumal tahab, et kõik kuuleksid seda, et Jumal armastab neid. Aga kurat tahab meile öelda, et te peate olema nii targad, et õigel ajal ütled, õiges kohas ütled, ma ei tea, mis asja. Ja siis me olemegi kogu elu vait lihtsalt. Piisab sellest, kui sa ütled lihtsalt oma müüjale kassas rimis, ütled, et tead, Jumal armastab sind nii väga. Sest mõtle, kui Jumal saadab sellel päeval veel 5 inimest, kes ütlevad talle seda, siis ta läheb õhtul koju ja ta teab, et kusagil on keegi Jumal, kes teda väga armastab. Jeesus elab. Ja see ei ole nagu selline mingisuguste tarkade või privileeg kohtuda Jeesusega. No Joel ja Ilka, neil on mikrofon, nad tunnevad Jeesust, nad räägivad Jeesusest. Ei, Jeesus, see ei ole ainult valitutele, vaid see on kõigile. Lihtsalt ma annan sulle võib-olla, ma räägin sulle, kuidas mina seda teen, kuidas mina Jeesusega kohtun. Mina kohtun Jeesusega nii, et ma ärkan hommikul kell 6. Ma panen talle klapid pähe, ma kuulan ülistusmuusikat ja ma palvetan ja ma ülistan Jumalat. Ma olen Jeesusega koos hommikul, vähemalt tund aega. Ja see temaga koos olemine, see on mind nii palju rohkem kasvatanud, kui lihtsalt temast mingite raamatute lugemine või jutluste kuulamine. Aga tema endaga koos olemine, see on lihtsalt midagi nii erilist, milleks me võtame nii vähe aega. Kõik muud asjad on meile nii palju tähtsamad. Aga kas sa tead, et Jeesusega koos olemisel on oma tulemus? Sellel on täpselt see tulemus, et ma tean siin ees praegu, et Jeesus puudutab praegu just sind. Ja ma tean, et ta praegu just puudutab sinu südant. Ta ütleb sulle, et ta armastab sind. Ta on sulle andeks andnud need asjad, mis sa oled valesti teinud. Ja ta tahab, et sa tuleksid koju tagasi tema juurde. Ja ta tahab sinuga koos aega veeta. Söömine. Ma seisan ukse taga ja koputan, kui keegi kuuleb mu häält ja avab mulle, ma tulen tema juurde sisse ja söön õhtust temaga ja tema minuga. Söömise juures, see riis on teisejärguline, see koos olemine. Aga kas me käime siis Jeesuse juures ainult, et sööme kiiresti ära, loeme see 15 minutit või veel vähemgi hommikul piiblit ja sööme kiiresti ära, läheme minema, siis see ei ole ju koos olemine. See ei ole koos olemine. Koos olemiseks võetakse aega. Ja siis vahet ei ole, kas oled vasaku või parema käeline. Võtke seda aega, et olla Jeesusega koos, jäta päriselt ka, jäta üks päev, jäta endal kõik muud, jäta televiisor üldse tööle panemata ja sul on 3 tundi, kus sa saad Jeesusega koos olla ja vaata, mis imet juhtub sinu elu ja sinu südamega. Sellel on oma tulemus, sellel on oma viljad. Aga neid ei saa niisama. Sa saad midagi teha selle jaoks.
sa saad võtta ära selle, mis su elust röövib aega ja sa saad keskenduda temale, kes on loonud aja. Kasuta seda. Sest me teame Jeesust, me tunneme Jeesust, me oleme oma elu talle andnud, me armastame teda, me käime kirikus, aga ikkagi meil on kõik asjad olemas, meil on olemas see Elioni leping, meil on olemas see ruuter, meil on olemas see digiboks, meil on olemas televiisor, aga ikkagi pilti ei tule, sellepärast et juhe on lahti lihtsalt kusagilt vahelt. Ja siis me helistame ja ütleme, et mingi jama on, mul on siin kõik need tuled, vilguvad ja värgid, asjad, kõik on nagu olemas, peaks nagu olema, aga näed, ei tööta. Ja me helistame sinna teenindusse, mille number vist on 165. 123 hoopis. Ja helistame ja kurdame, et näed, kõik asjad mul on olemas, aga ei tööta. Ja samamoodi me kristlased, me elus ütleme, meil on kõik asjad olemas, ma olen ristitud, ma käin kirikus, ma olen isegi pühapäevakooli õpetaja, aga näed, see asi ei tööta, noh. Ja mis selleks töötamiseks vaja on lihtsalt see ühendus luua. See ühendus, sealt, kus kõik voolab. Ja see on see koos olemine Jeesusega. On ju õige jutt. Päriselt. Ja ära ainult kuula, vaid tee seda. Sellepärast, et Jaakobuse kirjas on öelnud esimeses peatükis, salmid 22 ja 24. Ärge olge ainult sõnakuuljad, vaid ka tegijad. Sest kes on sõnakuuljad, aga selle järgi ei tee, sarnanevad mehega, kes vaatles oma ihu peeglist, läks minema ja peaaegu unustas selle, milline ta oli. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui me kuuleme Jumala sõna ja te praegu istute siin, kuulete, täiega õige, see on nii hea jutt, väga hea, täiega. Seisame peegli ees, vaatame, see kõik on õige, ma tunnen, et ma olen väärtuslik, ma olen Jumalale nii kallis, et Jeesus kannatas minu eest, suri minu eest. Ja kui sa lähed siit minema ja selle sõna järgi ei tee, siis sa peagi unustad kõik selle. Sa unustad oma väärtuse ja kurat tuleb, ütleb sulle, et sa ei ole midagi väärt. Sa unustad selleks, milleks sa oled loodud, et olla elava Jeesuse tunnistaja. Mitte lihtsalt see, et elada jälle paremas majas või et sõita jälle uuem autoga. Ei, vaid selleks, et olla elava Jeesuse tunnistaja. Aga sa unustad need asjad ära, kui sa selle sõna järgi ei tee ja kui sa ainult seda sõna kuuled. Et olge sõna tegijad, mitte ainult kuuled. Jumal õnnistagu teid.